Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris on järjekorras 138. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Ja tänane külaline on Daniil Aal. Daniil, ma unustasin küsida, mis su tiitel on? Estate Guru tegevjuht? Estate Guru tegevjuht, tere Tõnu. Ja räägime finantseerimisest, räägime finantseerimise maailmast, aga ennem kui sinna sukeldume, Daniil, äkki sa paari sõnaga räägid, kes sa oled, mis sinu taust on finantseerimise, kinnisvara finantseerimise vaatest, mis asi on Estate Guru, palju küsimusi? Alustame siis algusest, et tänan kutsumast saatesse. Estate Gurus olen olnud pea et nüüd 11 aastat. Ütleme nii, et see ongi mu põhiline ja ainus töökoht, et ma olen küll praktikal pangas töötanud, aga pärast ülikooli sattusin värskesse noorde startupi Estate Gurusse, kui see platvorm oli just alustanud, esimesed paar projekti ära teinud ja otsiti sellist 360 kraadi käivitajad, et printer, skänner, koopiamasinat või seda Šveitsi nuga, et kes leiab kliente, leiab ettevõtjaid, kellel on vaja finantseerimist, leiab investoreid, teeb turundust, klienditeenindust ja kõike muud. Ja täna 11 aastat hiljem olen siin tegevjuhi rollis, selle rolli võtsin eelmisel aastal, nii et selline esimesest official töötajast tegevjuhiks. Minu taust ongi täielikult Estate Guru ümber. Alustasin mingil määral sellise 360 kraadi inimesena, aga fokuseerisin finantseerimise peale ja laenuklientide leidmise peale. Hiljem hakkasin juhtima müügitiime, aitasin laieneda Baltikumi riikidesse, juhtisin hiljem ka investoritiime, tegelesin institutsionaalse investoritega, aga ütleme nii, et 80% ajast on see finantseerimine olnud see, mille peale ma olen oma fookust panustanud ja täna juhin kogu gruppi. Kui Estate Gurust lühidalt, siis oleme platvorm, mis viib kokku ettevõtjad ja kinnisvaraarendajad ning investorid, jaeinvestorid, institutsionaalsed investorid, jõukad investoreid, kes soovivad investeerida kinnisvaraga tagatud laenudesse. Ja oleme täna toimetamas Balti riikides, Eesti, Läti, Leedu ja oleme siin Baltikumi ja ma arvan, et Põhja-Euroopa suurim sarnane platvorm, mis antud kontekstis sellist kinnisvara tagatisel laenuäri teeb. No nii, nüüd sa avasid ka Estate Guru olemuse kinnisvaraga tagatud laenud ja prooviks kuidagi ära positsioneerida, et kes üldse selles segmendis omavahel konkureerivad, kellega Estate Guru konkureerib kinnisvaraga tagatud laenude turul, kes samas liivakastis mängivad? Eks neid turuosalisi on palju. Eks võtame näiteks pangad, et pangad on kindlasti suure finantseerivad, ma arvan, et 80-90% tänastes laenumahtudes antud siis liivakastis, aga selline alternatiivne finantseerimine, hüpoteegi tagatisel finantseerimine on olnud ka varasemalt kogu aeg olemas olnud nii Eestis, Baltikumis, igal pool üle maailma. Täna ütleme, kui me räägime Eesti kontekstis, siis meil on sellised tublid pangad, Coop, LHV, ma arvan, Citadele, kes sellised kinnisvaraprojekte usinasti finantseerivad, Bigbank ka kindlasti. Ja siis tulevad need järgmised kihid. Ma arvan, et hoiulaenuühistutega on natukene jama tänases olukorras. Varasemalt olid kindlasti suuremad turuosalised, et antud see muudatus ja reform on neid pannud kinni panema. Ja siis oleme meie ühisrahastusportaalidest ainuke täna, kes on litsensiga toimetamas Eestis.
Ning siis on mõned sellised Leedu platvormid, kes siin samuti antud äri teevad ja siis on sellised traditsioonilised hüpoteegitagatise laenuandjad, et väga tublisti teeb täna tööd hüpoteeklaen ja mõned muud sarnased nii-öelda hüpoteegiga tagatud laenukontorid. Et see turg on selles mõttes üpriski hästi reguleeritud täna. Kõik turuosalised, ma arvan, et oskavad oma nišis kliente väga hästi teenindada. Meie tõenäoliselt ei pürgi panga nii-öelda kliendini ja lihtsalt meie mahtude mõttes ei saagi selliseid suuremaid tiketeid täna finantseerida, ütleme üle 10 miljoni euro ja nii edasi. Samas me teame väga hästi, kus on see nii-öelda mingil määral võimalus ja auk, mida pangad näiteks ei soovi finantseerida või ei taha finantseerida. Ja seda kliendi nii-öelda segmenti oleme täna juba peaaegu 12 aastat finantseerinud. Seda on varasemalt teinud teised laenukontorid ja jätkavad ka seda edasi. Ja kui konkurents on siuke, ma arvan, ütleme tervislik, siis võidavad kõik turuosalised antud olukorras, nii laenukliendid, kinnisvaraarendajad, ettevõtjad, et saavad ka madalamat intressimäära endale projektidele, pluss on ka valikud, kellelt nii-öelda finantseeringut saada enda projektidele. Okei, et seda, kes on teie siis siuke sihtklient, selle teemani jõuame, aga paneks kuidagi numbriliselt ka paika, et sa tõid siin selle nii-öelda tiketi piiri 10 miljonit ära. Et ma enda jaoks otsisin paar numbrit ka välja, et ettevõtete eraisikute laenude jääk ehk see tagasimaksmise protsessis olevate laenude jääk on kokku seal kuskil 27-28 miljardit eurot ja ühe kvartali jooksul, selle aasta esimese kvartali jooksul, kus olid tugevad laenu kasvud ka, anti kuskil circa, ütleme, ümardame 2,5 miljardit laenu ettevõtetele, eraisikutele Eestis välja. Ehk siis 27 miljardit laenu jääk ja 2,5 miljardit laenu käive kvartalis. Kuidas see ühisrahastus üldse positsioneerub ka siin, ütleme kas Eestis või Baltikumis, et kui läbipaistev see info juba üldse on ja kuidas Estate Guru milliste rahanumbritega opereerib? Ja, need numbrid on selles mõttes, nagu ka just mainisime, suuremas osas on need pankade poolt finantseeritud. Täna nii-öelda, kui ühisrahastus või selline alternatiivne finantseerimise turg on üpriski nagu väike protsent sellest, et ma toon näitena, et näiteks esimeses kvartalis 2026 me väljastasime Eestis circa, ma arvan, 10 miljonit eurot uusi kinnisvara tagatisel laene. Seal on siuke miks nii ehitus kui ka selliseid sildfinantseerimislaene ning kui sa selle paned konteksti, siis kindlasti on see suhteliselt marginaalne, aga kui sa võtad kõik teised turuosalised kokku, võlakirjad, kusjuures jällegi ei maininud eelmises küsimus, et võlakirjad ka kindlasti nii-öelda täpselt meiega konkureeriv nii-öelda finantseerimislahendus kinnisvaraarendajatele eriti, siis võlakirjad mõningal määral ka hoiulaenuühistud, teised hüpoteegi tagatisel laenukontorid, siis ma olen ise majas kokku arvutanud, et Eestis, ma arvan, on selline turumaht alternatiivsele ja nii-öelda pangavälisele kinnisvaraga finantseerimise ärilaenud kinnisvara tagatisel võiks olla selline, ma arvan, 25-30 miljonit eurot kuus mahud. Kui sa võtadki kõik nii-öelda sellised meie, näiteks Estate Guru, hüpoteeklaen, muud krediidiandjad ja võlakirjad kõik kokku, eks ole. Aga seda võib ka see turg võib ka rohkem olla, et oleneb jällegi sellest turu olukorrast, intressist loomulikult, et täna on, ütleme,
kui me räägime täna, siis ärilaenuturg on muutumas natukene selliseks eluaseme laenuturuks, kus kliendid saavad väga hästi shopata ringi erinevatelt laenuandjatelt ja küsida julgesti paremaid pakkumisi. Võtame mõned aastad tagasi, sellist olukorda ei olnud, et siis oli see eluaseme laenuturul, kus pididki saatma tegelikult 7 pankale oma laenutaotlused ja ei ole sellist arusaama, et kodupank, vaid aga täna on olukord täpselt samasugune, ma arvan, ärilaenuturul, kus on rohkem tegijaid ja nagu mainisin ka, võidavad nii-öelda kliendid ja ettevõtjad, sest täna tahaksid kõik rohkem laene anda ja nagu sa mainisid enda statistikas, siis seda ka on nüüd eelmise kvartali näitel ka näha. Igal juhul, eks konkurentsi erinevad pakkujad, see on nagu turu arengule on positiivne ja eks selline ärilaenude kättesaadavus ole ka ajas muutunud, eks ma mäletan, kui mingi aeg siin Danske ja DNB ja eks mingid pangad lahkusid järjest ja eks Luminor oli oma ümberkorralduste sees, siis ärilaenude pakkumine oluliselt vähenes ja see, et keegi annab hinnangu, et see asi on jälle okei, see on, ma arvan, ikkagi väga positiivne ja kui mõelda siis, ma ei teagi, kes seda infot nüüd kokku kogub, et Konjunktuuriinstituut vähemalt siin minevikus ju küsis ka ettevõtetelt, kuidas nad hindavad kapitali kättesaadavust, siis pigem seal probleemi ei ole. Jaa, täpselt, et see, ma arvan, et mida nii-öelda suurem see konkurents sellel turul, seda parem see üldjuhul on. Sest mida me näeme ka, et toimub selline rohkem spetsialiseerumine, et kes finantseerib konkreetseid mingeid tüüpe, mingeid konkreetseid niše, et mulle tundub, et selline ütleme nii, et näiteks võib-olla mõni krediidiandja fokuseerib rohkem põllumajanduse, metsamaa finantseerimise peale näiteks, ja nad teavad väga hästi, kuidas hinnata metsamaad, põllumaad, võtavad pikemaajalisi laene sisse ja teavad seda segmenti välja versus näiteks meie, kes me näiteks ei taha seda konkreetselt võib-olla varaklassi nii palju sisse minna, sest meie teame palju paremini, kuidas kinnisvara arendusi või renoveerimisi või flippimisi või selliseid sildfinantseeringuid finantseerida. Ja see muutub selliseks, ma arvan, Londoni või UK mudelisse rohkem, kus ongi sellised väga niši spetsialiseeritud nii-öelda laenuandjad, kus ongi, ma ei tea, buy to let finantseerijad, eks ole, neid ainult flippe või selliseid üürikorterite finantseerijaid, kes finantseerib ainult oksjoni oste, kes finantseerib ainult kiire mingisuguseid, ma ei tea, või arenduse exit laene, et ehitatakse asi valmis, müüakse, ma ei tea, 50-60% korteritest ära ja siis jääb laojääki, et laojäägi finantseerimise konkreetne nišš on ja. Et siin on natuke aega, aga mulle tundub, et Eestis ja Baltikumis see turg vaikselt võib-olla liigub sinna, sest konkurente tuleb juurde ja igaüks valib oma sellist parimat võib-olla ampsu, mida tahetakse finantseerida. Ja mis ma mõtlesin veel lisada, on ka see, et kuigi võib-olla see alternatiivne finantseerivaid platvormi mahud täna on väiksed võrreldes või pankadega, siis sellegi poolest me oleme täna kindlasti nagu kanna maha pannud siin nii Eestis kui ka Baltikumi turul. Täitsa isegi suurimad kinnisvaraarendajad Eestis on kasutanud ja kasutavad siiamaani meie nii-öelda finantseerimislahendust, kasutavad panga finantseerimislahendust, et see kõik pakub just kinnisvaraarendajale ja kinnisvaraettevõtjale palju rohkem paindlikkust, et ei pea olema kinni mõttes, et raha saab ainult pangast, et ei ole see olukord täna nii. Ja see on tegelikult väga teretulnud olukord, kus platvormid, ka ühisrahastusplatvorm nagu meie
oleme täna ikka väga juba tuntud nimi nii Eestis kui ka Baltikumis. Ühelt poolt siis kinnisvara ettevõtjatele kui ka teist poolt ka kinnisvara investoritele. Ja, võib-olla me jäime natuke liiga pikalt ja toppama, et paneme siit edasi, et me nüüd servamisi puudutasime seda, et kes võiks olla ühisrahastuse kliendid. No sa tõid kinnisvara arendajad välja, kui sa mainid ära, et nad on siin suured ja tuntud, sa võid vabalt ka nimesid nimetada, aga ütle veel, et kuidagi üldisemas vaates, et kes on ühisrahastus kliendid, sellised magusad kliendid, kelle poole ühisrahastus väga hea meelega vaatab, ehk siis kes võib-olla saavad lihtsamalt laenu, et mis tüüpi ettevõtted, mis parameetreid need ettevõtteid kirjeldavad. Ehk siis formuleerin lühidalt, kes on hea ühisrahastuse klient, kelle jaoks ühisrahastus ongi õige lahendus? Jaa, väga hea küsimus. Ma arvan, et siin ei ole nagu sellist ühte profiili kokku panna, aga näiteks Endover, Everaus, ka Inveco, Reterra on nimed, keda ma arvan siin Eestis tuntakse, on olnud pikaajalised meie kliendid, on olnud ka nii-öelda ka võlakirja kliendid ja samuti finantseerivad saavad pangast finantseeringut oma projektidele. Kus meie võib-olla väga hea siuke positsioneerimine, mis versus võib-olla pangad on see, et me finantseerime näiteks üle Baltikumi. Väga paljud Eesti kinnisvaraarendajad on saanud stardi oma Läti projektidele just nimelt läbi Estatecoru, toon näiteks. Kui sa lähed Lätis või Riias panka, olles küll väga tugev mainekas arendaja siin Eestis, siis üldiselt on suhteliselt keeruline saada oma esimestele projektile finantseeringut Lätis. Sa pead üles ehitama oma selle history ja siukse track record'i. Hea klient on loomulikult selline, kes soovib arendada. Ta kindlasti me ei finantseeri selliseid täiesti null ettevõtjaid, kes alles asutasid oma ettevõtte ja mõtlevad, et mis me nüüd sellega teeme. Aga samas, kui sa soovid esimest üürikorterit endale ettevõttele osta ja plaan on mõistlik, siis me võime ka seda finantseerida. Siin ei saa nagu kuidagi üldistada. Ma arvan, et kuna meil on ka väike arendajad, on ka sellised lihtsalt ettevõtted, kes soovivad oma käibekapitali suurendada omades kinnisvara, siis see turg on väga lai, aga ütleme nii, et igat klienti me samuti ega ükski platvorm ei finantseeri. Siin ikkagi vaadatakse riskide peale, see kogu ühisrahastus turg sai reguleeritud 2023 Euroopa üleselt ja need nõuded ka karmistuvad, nii et ma arvan, et tänane turg on selline, kus me kindlasti vaatame klientidele otsa, aga see ei tähenda seda, et kui sa nüüd tegelikult oled 1-2 kinnisvaraprojekti teinud, näiteks arendanud mõne, ma ei tea, ühe pereelamu või ridaelamu kuskil Tallinnast väljaspool või Tartust ja su pank ikkagi ei võta sind öeldes, et ma ei tea, mingid numbrid ei tule kokku või Excel ei jookse kokku või mis iganes muu. See ei tähenda seda, et sa peaksid oma äri ideest loobuma. Sul on palju rohkem alternatiive meie kellegi muu näol, et oma projektid ellu viia ja hiljem võib-olla sa saadki panka. Kuule, sa mainisid, eks, et ma saan ka üürikorteri ostuks, et ostan korteri üürim välja. Et kas see on nagu päris, et mul on tunne küll, et nagu selline investeerimisäri ühisrahastuse intressimääraga väga välja ei jookse, et mul või pigem siis on seal mingid muud lahendused üürikorteri ostmiseks, et saan teilt sildlaenu, et tehing kiiresti ära teha või mis? No ütleme nii, et mina võin pikalt jagada enda personaalse loo ka, aga ma innustan kuulajaid sind võib-olla proovima pöörduda ükskõik mis Eesti panka oma hiljuti asutatud OÜ-ga, kus on tehtud rahaline sissekanne ja mõttega osta üürikorter. Ma tahaksin näha neid positiivseid laenuotsuseid.
Pigem on see küsimus, kas sa üldse saad oma seda üüriäri teha niimoodi või mitte, et üldjuhul ikkagi pangad minult, kui mina pöördusin oma ettevõttena, oma nii-öelda investeerimisettevõttena panka oma esimese üürikorteri ostuks, siis mulle ütles väga usaldusväärne pank ja austav pank, et 5 võlavaba korterit peab olema ettevõttes bilansis. Et ma tahaks seda kirja veel välja printida endale ja panna raami, et kuidas kahjuks nii-öelda ei saagi väikeettevõtjad või sellised äkki täitsa arukad inimesed, kes tahaksidki oma üürikorterit osta, saada pangast finantseeringut ja ei saa, eks ole. Nii et variandid ongi, et kas sa lähed sinna FFF-i, Friends, Family, Fools või kogud ise raha kokku, et võlavabalt ära osta oma esimese korteri. Aga see ei ole ju arukas, et kogu oma equity sisse panna näiteks, et see esimene korter välja osta. Kui sul on võimeldada laenuga, siis sa võid selle korteri, näiteks mina oma esimese korteri ostsingi läbi Estate-Guru, finantseerida seda. See oli nüüd 5-6 aastat tagasi. Ja kui ta oli mul 9 kuud üüril, alles siis üks pank oli nõus seda asja refinantseerima. Ma näitasin oma track record'id, näitasin, et ma oskan kinnisvara üüriäri teha ja see, et kas sa saad või ei saa, nende protsentidega ei saa niimoodi nagu Excelit ka nagu järgi pidada, et võib-olla see jooksev rahavoog mingil määral on miinuses, aga kui sa ostad õigel ajal ja hoiad korterid ja panustad kapitali kasvu peale, siis 10% aasta intress on suht irrelevantne versus see, et sa saad sellest korteri kapitali kasvuga palju rohkem teenida. No, ma pean siin nagu meie kuulajaid-vaatajaid manitsema, et arvutage asi läbi ja ma kindlasti olen nõus, et 10% intressimäär on irrelevantne. See, et kas aeg oli õige või vale, selgub tagantjärgi pigem. Aga ärme jää siia toppama, muidu me võiksin nagu paar saadet täita selle teemaga. Aga ma küsin nagu niimoodi, et kuidagi lühidalt võtta kokku, aga kes kliendid ei ole ühisrahastuse kliendid, et mis tegevuste jaoks või millist kuidagi eks mingi üldisuse tasemelt, et mis ettevõtted peaks kusagilt mujalt raha otsima kui ühisrahastusest? Ütleme nii, et see ühisrahastus on jällegi erinevaid, et on meil olnud siin portaale, kes finantseerivad selliseid meie tarbimislaene ja selliseid võib-olla väikseid ideesid, et siin hooandjad ja see, mis üks teine, kus Funderbeam, eks ole, kus ettevõtted oma ärideid said finantseerida, aga kui me räägime kinnisvaraprojektidest, siis meie näiteks ei finantseeri eraisikuid, et kui sa tahad oma eraisikult osta investeerimiskorter, siis pigem pöördu panka ja võta investeerimislaan nii-öelda. Kui tegu on ettevõtetega, siis nagu mainisin, võib-olla meie metsamaad ei finantseeri, hooldekodusid me ei finantseeri, et on äkki keegi muu, kes rohkem sinna spetsialiseerub ja kalakasvatused, sellised kasvulaenud on ka mitte meie kõige parem amploa. Nii et eks siin nagu oleneb pigem ja kindlasti vaatame finantse ja seda tausta, et kui sa ikka täitsa punases oled, siis ikkagi pigem nii-öelda see, ei ole see klient, kellega me sooviksime nagu äri teha. Aga ütleme niimoodi, et mul on mingi kinnisvara arendusprojekt, siis ma praegu mõtlen, et ma olengi sinu sihtrühmas või ütleme niimoodi laiemalt, ma olengi ühisrahastuse sihtrühmas. Eeldame, et minu arendusprojekti selline kapitali summaarne vajadus on 1 miljon eurot. Et lihtsalt ümmargune arvutada. Kuidas sina, Daniil, vaatad ühisrahastaja positsioonist, et kui palju sellest miljonist kapitalivajadusest peaks mul oma kapital olema, kui palju on selline optimaalne mõistlik ühisrahastuse osakaal ja kui palju siis võiks ma pangast juurde võtta, et mis selline kapitalistruktuur võiks olla?
Jah, no siin on kaks võib-olla küsimust, et lahti võtta pulkadeks, et kui sa tahad miljonist arendusprojekti teha, siis siin oleneb jällegi, et kas sul on näiteks maa välja ostetud, eks ole, kas see maa on juba sinu oma, kas sul on vaja miljonit, et seda valmis ehitada või miljon on kokku maa ostu ja ehitusega, eks ole. Miljon on kokku? Kõik kokku maa ja kõik on, sellega sa suurt vist lossi ei ehita, aga ei saa, aga võib-olla mingisuguse paaris elamu saad ehitatud, siis meie teeme esimese järgu hüpoteegi tagatisel näiteks finantseerimist ja üldjuhul kõik teised platvormid ja sellised hüpoteegi tagatis laenuandjad samuti. Kahjuks sellist sündikaati pankadega täna väga palju platvormid ei ole suutnud teha, kui me räägime siin nagu esimese järgukoha finantseerimisest. Nii et me ise nii-öelda vaatame nii, et see omakapitali ideaalmäär võiks olla siis 10 ja 40% vahel. Et me tegelikult täna finantseerime suht täpselt nagu ka pangad, et ehituskulude järgi ja me võime minna täitsa isegi sinna 90 ja 100%-ni, et ehituskulude finantseerimisest. Nii et ütleme nii, et kui kui su maa ost on näiteks eeldatud seal, ütleme 300 000 euroga kandis, siis vastu maad me saame sulle circa 50-55% maa ostust ära finantseeritud ja siis lähme edasi ehituse finantseerimisega ja saame seda LTV taset tõsta. Kui sa pangast võtad selle antud projekti jaoks raha, siis üldjuhul pank ei taha sinna kedagi juurde teist järku, sest see lihtsalt on selline maailm, kus pangad täna võib-olla Baltikumis ei taha olla kellegi teisega jagada järke, aga kui sa lähed mingisuguse platvormi juurde, mis siin äkki Baltikumis toimetab ja annab sulle oma kapitali tagatise laenu, siis sa võid võtta või siis sa tõstad võlakirjaga, eks ole. Et me ütleme nii, et platvormile ja ütleme nagu meile konkreetselt siis see protsendimäär, nagu sa küsisid, ma arvan, 10-40% omakapitalimäär, aga see kõik sõltub projektist ja nii edasi. Aga eks küsin üle, eks üks laenuandja ehk ühisrahastus või pank, aga koos nad pigem ei tule ja pigem siis pangad ei taha tulla, et innustan pankasid mõtlema kaasa, et tegelikult väga paljud kinnisvaraarendajad on näidanud ja soovi üles, et kui pangad näiteks finantseerivad seal 70% LTV-ga, siis tegelikult kui platvorm on nõus sinna lisakapitali andma teise järgu hüpoteegi tagatise lisa 10-15%, siis väga kinnisvaraarendajad sooviksid sellist teenust nii-öelda sellist lahendust, aga kahjuks pangad ei aktsepteeri. Eks me saame aru, miks, aga koos üldjuhul ei tehta neid asju. Kui me räägime tagatud finantseerimisest, kui me räägime tagamata kihist, siis on juba teine lugu. Meie täna seda ei tee. Eesti Panga statistika järgi pangalaenud, mis antakse kinnisvarasektorisse, need on pigem siuksed investeerimislaenud, et võib-olla need on siin kuskil niimoodi 4,5-5% vahel viimasel ajal olnud. Ehituslaenud, mis on lühemaajalised, need on siin kuskil 5 ja 7% vahel olnud. Kuidas ühisrahastus nendesse intressimäärades suhestub, et sa võid siis võtta seda praegu vastata kas siis Teikuru vaatest või üldisemalt? Ütleme nii, et täna jällegi intressid natukene võib-olla tõusutrendis, aga üldjuhul alternatiivse finantseerimise ja sellise pangavälise finantseerimise trend on olnud intressidega minna allapoole ja ma arvan, et intressimäärad keskmiselt jäävad sinna 10% kanti pluss miinus, et ka meil siin täna on projekte 7% aasta intressiga, aga on ka 11%-ga ja kui me võtame väga tugevad head Leedu näiteks platvormid kõrvale, siis nendel on suhteliselt sarnased intressimäärad, mis jäävad ka sinna 10% ringis. Nii et see ei ole nüüd üks-ühele panga finantseeringuga loomulikult, aga jällegi siin
ma võin sind provotseerida mingil määral, aga pangast on väga paljud lisatasud, et kohustistasud, enneaegse tagastamise tasud, kasutamata limiiditasud, et ega see 1%, mis sul seal statistikas on, ei peegelda kogu kulu. Ma igaks juhuks täpsustan ära, et intressimäärad, mis ma ütlesin, sisaldasid siis Euribori ja nagu sa siis ütlesid, eks, et intressimäärad võivad üles poole minna, eks ju, Euribor ongi üks tegur, aga siis sa nüüd läksidki juba sinna teemasse, et mida ma olekski tahtnud järgmisena küsida, et okei, teil on kõrgemad intressimäärad, sa tõid välja, et pangal on mingid lisatasud, et kus siis nagu kõrgema hinna juures, et mis on siis see ühisrahastuse maasikas, mis mingi maasikas peab olema, et mille eest ma olen nõus rohkem maksma? Ma arvan, me neid päris palju punkte juba isegi täna käsitlesime aga väga sellised head tüüpcase'id on arenduse ettevalmistusperioodi ajal finantseerimine, maa vastu finantseerimine, et kuigi täna juba Eesti pangad ka pürgivad vaikselt sinnapoole, siis mõned aastad tagasi küll vastu maad omakapitali ei vabastatud, et eeldati, et arendajal peab ikkagi olema maa välja ostetud omakapitali pealt. See on kindlasti üks siuke moment, kus platvormid on tugevamad. Meil on palju kiiremad, et see alates taotlusest, kui arendaja tuleb oma projekti hindamisaktiga, tuleviku väärtusega, kogu ehitus kalkulatsiooni ja kõikide muude dokumentidega, siis ma arvan, et see time to money, kuni on notaris, võib võtta maks 2 nädalat, kui mitte kiiremini. Et sellist kiirust täna nagu pangas ei saa nad täna garanteerida. Ja väga erinevad tüpaažid, et kus ongi vaja leida selliseid rätsepe lahendusi ja kus mõeldakse kaasa, et need platvormid ja hüpoteek laenuandjad ei ole nii Excelis kinni ja kui täna nagu pangad on. Ütleme nii, et me väga terendame seda, mida pangad teevad ja kindlasti mida madalama intressiga seda laenu saad, seda parem eventually. Aga lihtsalt ongi olukorrad, kus sa lihtsalt jäädki kinni, olukorras, kus pangad ei saa kas projektist aru, struktuurist aru või ei soovi nagu süveneda konteksti selleks, et kellelegi laenu välja anda. Ja meil väga paljud kinnisvaraarendajad, väiksematest kinnisvaraarendajatest ja ühe isegi mehe ettevõtetest on tänaseks saanud, ma arvan, mainekad suuremad juba tegijad lihtsalt puhtalt sellepärast, et nad on saanud pangavälise finantseeringuga oma asjad käima. Okei, aga kas, et üks asi on, et kui kiiresti teie asju ajate ja kui kiiresti turuväärtuse seal eksperthinnangu üle vaatate ja oma otsused langetate, aga teine asi on nüüd laenuandjad, ühisrahastus. Me oleme ju rääkinud praegu ainult sellest, kuidas teilt liigub raha laenuvõtjale, aga kas laenuandjad, need, kes siis need ühisrahastajad on, kas nemad on ka nii kiired nagu sina? Need, kes soovivad investeerida nendesse projektidesse. Täpselt. Ja ütleme nii, et aus vastus on selline, et kui see kogu ühisrahastus temaatika ja ühisrahastus platvormide teke tuli aastal 2015 ja 2016, sa mäletad ka seda Tõnu, siis oli see väga huvitav, ütleme nii, uudne võimalus väga väikeste summadega investeerida. Tol ajal ei olnud mingit mikroinvesteerimisi, rahakogujaid, aktsiatesse väikse ma ei tea, 1 euroga mingit aktsiat osta, nagu täna saab seda läbi mingite lightyearide ja nii edasi. Siis investoreid tuli ikka nagu seeni pärast vihma. Aga tänane olukord on täiesti teistsugune. Täna on nii palju investeerimisvõimalusi kõigil ja alustada saab märkimisväärse väiksema summaga, kui näiteks kas 50 või 100 eurot, nagu meil siiamaani on. Aga see varaklass on olnud väga stabiilne läbi oma aegade. Me oleme suutnud pakkuda keskelt läbi 10% aasta tootlust, konkreetselt võib-olla estate guru ja muud platvormid, olenevad, mis nende protsendid on olnud.
aga see on selline varaklass, mis suudab stabiilselt ikka 10–12% tootlust pakkuda ja investorid, kes sellest ärist ja riskidest saavad aru, on täna ka väga aktiivsed. Et kui sa võtad, ma toon näite, võtame nagu meie platvormi näite, siis eelmisel nädalal me finantseerisime Endoveri projekti, mis oli summas ikka 1,3 miljonit eurot ja see raha tuli kokku, kui ma ei valeta, siis sellise kahe päevaga, et märkimine. Nii et selles mõttes, et kui on hea projekt, vastav tootlus ja mainekas ka arendaja või klient, siis laenuandjad ja investorid soosivad läbi platvormi investeerida, sest ütleme, kui me räägime konkreetselt võib-olla ühisrahastus on väga erinevaid, siis meil on tagatud hüpoteegiga laenud ja personaalses mõttes, et kui sul on võlakirjaturul sama intressimääraga 10%, aga tagamata võlakiri, siis ütleme nii, et riskide mõttes on tagamata asi ikka sama intressimääraga kindlasti ikka väga ebalikviidne investeering versus see, et saad esimese järgu hüpoteegiga investeerida. Sa tõid nüüd võrdluse siin võlakirjadega ja eks Endover sobib ka siin nagu sellesse näitesse. Endover, kes on siis rahastanud ennast nii pangalaenuga, ühisrahastusega, võlakirjadega ja räägitakse, et isegi omakapitaliga. Aga et kas siis võlakiri ja ühisrahastus, et need on niisugused suhteliselt, kuidas öelda, paralleelselt käsitletavad teemad, kuidas sa näed? Ma arvan küll, ütleme, see in essence on see laen, nii võlakiri kui ka see laen läbi platvormi. Lihtsalt see võlakiri on tänaseks, ma arvan, natukene tuntum termin, see, et on läbi siin kohaliku võib-olla börsi noteeritud ja nii edasi ja see, et saab läbi pankade märkida, on see, mis kindlasti jaeinvestorile või sellisele institutsionaalsele investorile läheb rohkem meelt mööda. Teistpidi jällegi, kui mõelda riskide peale, ei hakka kordama, siis võlakirja saab samamoodi teha nagu platvormi äri, et saab teha tagatud võlakirja pakkumist ja tagamata. Et see on see, mida ma kindlasti paneks südamele kõikidele kuulajatele, investoritele, et palun süvenege, kui te valite oma investeerimisobjekte või võimalusi, et millesse te investeerite. Et mitte ainult intressimäär, vaid ikkagi tagatus või riskid on ka hästi olulised, sest rumal oleks rääkida investeeringutest ja tootlustest ja mitte puudutada riske. Aga kui ma nüüd laenuandjana mõtlengi, et panna raha ühisrahastusse, võib-olla siis näiteks tagatud võlakirjadesse, et mille peale ma just siis tegelikult just tuleme ikka ühisrahastuse juurde, mis riskide peale ma peaksin mõtlema, kui ma nüüd mõtlen läbi ühisrahastusplatvormi, läbi EstateGuru või mõne teise investeering kinnisvara valdkonda, et mis riskide peale ma peaksin mõtlema? Kindlasti riske on jälle tururisk, kinnisvara hinnad võivad kukkuda, nad siin 2008 kukkusid väga korralikult, turuväärtused võivad kukkuda, mingid segmendid võivad suuremini kukkuda kui muud segmendid näiteks. Mis meil on tehtud investorite kaitsmiseks on see, et meil on kõik need hüpoteegid seatud eraldi sellisele juriidilisele kehale, tagatisagendile, kes hoiab kõiki hüpoteeki investorite nimel, et kui peaks midagi näiteks platvormiga juhtuma ja seda teevad ka kõik teised platvormid, et kuigi me ise osapooled ei ole nendes tehingutes, me viime kokku, meil nagu turuplats, siis kui peaks midagi konkreetselt, ma ei tea, ütleme, et pannakse ühisrahastusplatvormidele lihtsalt joon peale, nagu ma ei tea, ütleme hoiulaenuühistutele, siis on kõik hüpoteegid eraldi olemas ja siis saab see tagatisagent hakata neid hüpoteeke realiseerima ja investoritele raha nagu tagasi kandma, aga näiteks see on juba selline väga spetsiifiline teema. Investor peab hoolikalt ikkagi süvenema projekti laenuandjasse,
kinnisvaraprojektid võivad minna üle tähtaja, võivad sattuda probleemidesse, võivad tekkida olukorrad, nagu tekkisid 2022 energiakriisid, materjali kallinemise kriisid, et finantseerime, isegi ka pank võib finantseerida kinnisvaraprojekte ja kui see projekt läheb märkimisväärselt kallimaks, siis võibki olla arendajal olukord, kus tal endal oma kapitali jääb puudu selleks, et see projekt lõpuni ära teha ja rohkem finantseerija raha sinna peale ei anna, jääbki projekt poolikuks, kui ta just ei saa kuskilt lisafinantseeringut ja ei päästa seda projekti. Et kõikides olukordades võib see kinnisvara risk nagu sees olla. Et selleks tuleb vaadata, valida, hajutada, et võib-olla siin läbi platvormide võlu on see, et üldjuhul kõik platvormid pakuvad eraldi investeeringuid, ehk siis sa võid valida näiteks, et kas sa tahad finantseerida Riia kortermaja või soovid finantseerida näiteks Pärnu luksushotelli ehitamist. Näiteks, et sa saad ise valida, et kas sa tunned näiteks Riia turgu või mitte, et Riiga ei pea siis investeerima. Et valid näiteks Pärnu, sinu kodulinnas, tead, et see hotell siin saab püsti kindlasti ja turg on ka sellele hotellile, või kui keegi flipib korterit kuskil seal mere ääres, siis sa tead ka, et üldjuhul isegi kui midagi ka ei juhtu, siis see korteri väärtus nii märkimisväärselt ei kuku, et siis on nagu kindlam investeerida. Nii et selles mõttes jah. Daniil, võib-olla teema, kuhu sa väga minna ei taha, aga et kui sa ka ise tõid paralleele ühisrahastuse ja võlakirjade vahel, siis meil on siin mingi aeg tagasi, mingid teemad tõusevad õhku ja siis räägiti nagu sellest, et meil on võlakirjade buum, et meil on siin terve hulk kinnisvara võlakirju börsile tulnud ja siiamaani nagu minule teadaolevalt kinnisvara võlakirjadega mitte ühtegi probleemi pole olnud, et kõik, mis on emiteeritud, need on täis märgitud, mõnda ka mitmekordselt ja minule teadaolevalt kõik börsil noteeritud, niimoodi suuresti välja tulnud võlakirjad, et kõik maksed on ka toimunud. Aga ometi on siis visatud välja idee, et meil on võlakirja buum, ehk siis just nagu niimoodi finantseerimise poolne buum. Ma pean sult siia mingi kommentaari küsima, et ega mul küsimust nagu ei olegi, et lihtsalt sinu kommentaar võlakirja või siis ütleme finantseerimise pakkumise, laenu andmise buumile. Tead, ma arvan, et mina isiklikult peegeldaks, et turg on suhteliselt hea tervise juures. Ma arvan, et tänane olukord on kindlasti palju reguleeritum, palju adekvaatsem ja ütleme nii, see ka intressitaset, ma arvan, need intressitasemed on pigem madalamad, et see ka peegeldab reaalset riski, et need erinevad regulatsioonid, tugevnenud regulatsioonid samuti on toonud läbipaistvust ja täna igaüks ka täna ei saa ei platvormilt, ei võla ega ka emiteerijal või võlakirjaga raha kokku korjatud, et me oleme ka näinud, et võlakirjadega, kui märgitakse täis, aga on ka olukordasid, kus ka ei märgita neid täielikult täis, et see ka peegeldab seda investori teadlikkust ja tänast võimekust investoritel enda analüüs ka teha. Ma arvan, täna lihtsalt pigem on olukord, ma ütleks, kommenteeriks nii, et raha on meeletult palju inimestel üle ja see raha kättesaadavus on väga suur. Nii et mida aasta edasi, seda rohkem seda raha on turu peal ja inimesed otsivadki võimalust oma raha kuskile parkida. Ja kui sul on panga deposiit või hoius on sul seal 1% lähedal jälle, siis ka mina otsiks muud alternatiive, kuhu oma raha panna seisma ja nii-öelda raha kasvama panna. Nii et mina ütleks nii, et mina ei näe küll mingit suurt konkreetset buumi selles valdkonnas, et kasutatakse võimalusi, kui pangad ei finantseeri projekte mingil määral, siis ongi alternatiiv võtta kas võlakirjaga või platvormist finantseeringut ja selles mõttes targalt oma projektid ellu viia. Nii et jah, mina ei näe siin midagi suurt probleemi.
Ja, et võib-olla ka mingi finantseerimise segment, mis varem on nii-öelda, ütleme jutumärkides sõprade vahel toimunud, on muutunud avalikumaks ja tulnud nii-öelda jaeturule. Aga kuule, Daniil, väga meeldiv vestlus on olnud ja mina olen küll saanud ühisrahastuse osas targemaks, aga saate lõpuks ma alati külaliselt küsin mingi mõtte või idee, mis sa turuosalistele kaasasid saates tahaks anda, midagi nii üldiselt või nii detailselt, kuidas sa ise soovid. Mis mõtted sa annaksid kuulajatele, vaatajatele kaasa? Tead, ma siin võib-olla koha peal tuli siin sinu see hea kommentaar, et sa seda 10% ja 5%, et innustasid kuulajaid nii-öelda läbi kalkuleerima, et ütled, et see protsent on nii-öelda irrelevantne, et ma siin koha peal päriselt olen ise nii-öelda läbi teinud, kuigi ma olen tegelenud 11 aastat nii-öelda kinnisvara finantseerimisega nii-öelda laenuandja poole pealt ja ka tegelikult ka mingil määral ka tegelenud investoritega ja nii edasi, siis ma olen ka teinud kokku nüüd 2 kinnisvara flippi. Mul on 2 kinnisvara üüriobjekti, mul on elukaaslasega 1 kinnisvara üüriobjekt. Siis see tootluse püüdmine kinnisvara üüriäri pidamisel väike üüriinvestorina on meil ikkagi Excelis jooksnud kokku sinnamaani, et kui sa kapitali kasvu õigel ajal ei saa või ei arvesta suuremat kapitali kasvu oma korteri väärtuse pealt, siis tootlus jääb tublisti alla sellele, mida sa täna saad panna kas võlakirja või läbi platvormi investeerides. Ja siin koha peal jällegi seesama hea näide, et mis sa ütlesid, et kui sa võtame keskmiselt 100 000 eurone laen, et osta üürikorter ja kui sa pangastad selle 5%-ga ja aasta peale sa maksad seal ütleme 5000 eurot ja versus, et sa võtad läbi platvormi, saad 10 000, maksad selle aastaga ära, aga sa ostsid seda sellisel ajal, kus sul aastaga see korteri väärtus tõusis 30 000 eurot, siis mina ütleks, et see 5000 on seal irrelevantne, sest muidu sa ei olekski seda 30 000 kasvu saanud, kui sa ei oleks läbi platvormi või mingi muu finantseerimislahenduse ära finantseerinud, kas 10% või 12%-ga. Nii et siin koha peal kindlasti arvutage, aga tuleks innustaksin mõtlema ka seda, et teistpidi ma isiklikult olen nüüd oma üüriportfelli hakanud realiseerima, sest see, kui palju aega tegelikult läheb üürikorteri majandamise peale, siin ma küsiks võib-olla head kommentaari sinu käest, kindlasti palju suurema portfelliga investor, aga väikeinvestorina täna mina küll ei näe mingit mõtet siin suurt äri teha, sest see tootlus jääb ikka väga madala ringikanti, aga see, et pidevalt üürnikega uusi üürnikke leida, ma ei tea, koristusi teha, midagi läheb katki, et see aeg ja see kogu majandamine sellega, ei ole väärt, kui sa pigem paned selle raha kuskile ühe nupuga kasvama 9%-ga, on minu seisukoht. Nii et võib-olla selle mõtle annaks kuulajatele edasi. No, kuulajad, võtke või jätke, et ma noppisin sellest jutust välja see, et arvutage ikka läbi. See on sul õigus, jah. Väga hea, aga tõmbamegi siin siis joone meie saatele alla. Täname kõiki kuulajaid, vaatajaid. 138 osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Rääkisime ühisrahastusest või siis alternatiivsest rahastamisest. Daniil Aal, kes on Estate Guru tegevjuht, aitas seda teemat lahata. Kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina. Ja head kuulajad, kui teil on mõtteid, keda saatesse kutsuda rääkima või mis teemadest me võiksime rääkida või tahate koguni ise tulla, andke aga teada. Andke teada klienditugi@kv.ee. Võite mulle otse ka teada anda, minu kontaktid on leitavad. Ja ega midagi, soovin siis kõikidele kuulajatele, vaatajatele head lähenevat suve ja näeme-kuuleme järgmise korrani. Aitäh kutsumast!